Ta näib sotsiaalmeedias tavalise emana, kuid välimus võib olla petlik. Seda naist, tema õde ja nende sõpra süüdistatakse nüüd teise ema surnuks pussitamises täise päeva ajal tänaval. Ja ma näitan teile videot. Tema YouTube'i kanalil Hea kodanik on näha, kuidas üks neist väidetavatest tapjatest naeratab kaamerasse, kui teda viiakse vanglasse väidetavalt verise ja õõvastava mõrva eest. Me käsitleme seda juhtumit, mille esitasid seadus ja kuritegevus. Mina olen Chris Stewart. Me räägime siin verisest kuriteost, tõeliselt õõvastavast. Ja see pandi väidetavalt toime keset päeva, võttes 5 lapse ema elu ühel Texase tänaval. Ja mis teeb asja veelgi häirivamaks? Väidetavad tapjad ei paista ausalt öeldes sugugi mures olevat võimaluse pärast veeta ülejäänud elu vanglas. Ja juba hetke pärast kuulete, mida üks kahtlusalustest väidetavalt kaamerale ütles, kui politsei nad vahi alla võttis. Aga see on naine, kellest me peame rääkima. Selle juhtumi ohver Carolina Pena. Tema sõbrad kutsusid teda Caro, naine, kes kaotas oma elu eelmisel nädalal neljapäeval. See on video, mille ta postitas selle kuu alguses, näidates, kuidas ta suundub koos perega veelepäevaks. Caro oli 32-aastane 5 lapse ema ja paljudele sõber. Ja praegu pole selge, mis tema elus toimus tema mõrva ajal. Ja pole selge, kuidas ta sattus kokku 3 naisega, keda nüüd süüdistatakse tema tapmises. Ja me räägime sellest, mida politsei sõnul juhtus Penaga ühel tiheda liiklusega Texase tänaval lausa päevavalges. Aga enne kui me selleni jõuame, tahan rääkida neist kahtlusalustest. Vaata seda TikToki siin. Selle postitas üks tüdrukutest, keda süüdistatakse Pena surnuks pussitamises. Tema nimi on Kitty Mia Diaz. Ta on 21-aastane ja postitas selle video vaid paar nädalat tagasi, 9. juunil. See on temast ja tema 4-aastasest pojast ning ta räägib, kui väga ta oma poega armastab ja tema nimel elab. Ta postitas sellega mõned päevad hiljem, kus ta ütleb tsitaadina: "Ma olen alati mõelnud, milline tunne on olla tingimusteta armastatud. Nüüd ma tean, mis tunne see on." Ja ta näitab pilte oma pojast ning pealkirja. Seal on kirjas tsitaat: "Minu Gigi, see, kes päästis mu elu viisil, mida ta ise kunagi täielikult ei mõista. Päev, mil ta minu ellu tuli, andis ta mulle põhjuse olla tugevam, parem ja edasi püüelda. Iga naeratus, iga kallistus, iga emme tuletab mulle meelde, kui õnnistatud ma olen. Ta on minu suurim saavutus, minu suurim motivatsioon ja minu südamerahu, mis kõnnib iga päev väljaspool minu keha, ükskõik kui raskeks eluga ei läheks. Üks pilk temale teeb kõik selle väärt. Ma armastan sind rohkem, kui sõnad suudavad väljendada. Minu armas väike poeg, minu Gigi, aitäh, et päästsid mind, andsid mulle eesmärgi ja näitasid mulle nii puhast ja tingimusteta armastust. Sa oled alati minu suurim õnnistus." Tsitaadi lõpp. Ja sa kuuled seda ning mõtled, kuidas on võimalik, et inimene, keda sa näed selles TikTokis, on nüüd sama inimene, kes on arreteeritud ja keda hoitakse jõhkra mõrva eest. Ja siin on ta koos oma õe ja nende sõbraga. Nüüd, Kitty Diazi õde kannab nime Cookie Diaz. Ametlikult on tema nimi Amaya Cookie Diaz. Ta on 19-aastane, seega noorem õde. Ja nende sõber, kes samuti selles juhtumis arreteeriti, on Kiandra Renee Faz. Ta on 21-aastane. Ma tutvustan neid enne, kui jõuame väidetavate sündmuste detailideni, sest on lihtsalt nii raske uskuda, et neid võiks sellises kuriteos süüdistada. Ja selline õõvastav kuritegu, nagu politsei väidab, leidis aset eelmisel nädalal Del Rios, Texases. Del Rio on piirilinn. Kui see nimi on sulle tuttav, siis tõenäoliselt immigratsiooniuudiste tõttu. Politsei sõnul said nad eelmisel nädalal neljapäeval kell 14:10 kõne, kuna neil paluti minna kohalikku haiglasse. Sinna oli saabunud pussitamisohver. Ja kui politseinikud reageerisid, leidsidki nad Caro Pena. Teda oli korduvalt pussitatud ja tema vigastused olid nii rasked, et ta tuli viia San Antoniosse ravile, et proovida tema elu päästa. Kui ta viidi San Antoniosse, hakkas politsei seda juhtumit uurima ja proovis välja selgitada, mis juhtus. Politsei sõnul selgus, et Pena oli väidetavalt pussitatud Del Rios 10. tänava 800 majanumbrite lõigus.
Panime selle Google Earthi, siin on pilt, mis sealt tuli. See annab sulle lihtsalt aimu, millist tüüpi tänaval see kuritegu väidetavalt aset leidis. Penjas sõbrad ütlesid telekanalile Kens 5, et sotsiaalmeedias levisid pildid. Need läksid koha peal kiiresti levima, näidates, kuidas Pena oli väidetavalt selles konfliktis oma ründajatega. Nad ütlevad, et pildil oli veretäpiline roosa särk ja Penja oli ümbritsetud 3 naisega. Neid pilte pole meil õnnestunud näha, sest need on sotsiaalmeediast eemaldatud. Kuid 2 tunni jooksul pärast seda, kui Pena jõudis haiglasse ja politsei kutsuti juhtumit uurima ning pole selge, kuidas Pena haiglasse jõudis, tegi politsei selles juhtumis vahistamised. Nad arreteerisid Kitty ja Cookie Diaz. On olemas YouTube'i konto nimega Good Citizen in Del Rio ja nemad jäädvustasid nende arreteerimise video. See on Kitty Diaz, keda pannakse politseiautosse. Ja siin on Cookie Diaz, kes naeratab. Ta teeb isegi kaamerale kommentaari. See oli umbes kell 4 pärastlõunal. Caro Pena kaotas umbes 5 tundi hiljem oma elu. Ta suri umbes kell 9 San Antonios. See on siis 3. isik, kes on arreteeritud, väidetavalt Cookie ja Kitty sõber. Tema nimi on Kiandra Faas. Politsei on selle juhtumi kohta seni väga napisõnaline olnud. Nad ei anna meile palju rohkem teavet, kui mina olen suutnud teile öelda. Me ei tea praegu, mis põhjustas vastasseisu Pena ja tema väidetavate ründajate vahel või kas ta tundis neid enne väidetavat rünnakut. Politsei pole selles juhtumis veel võimalikku motiivi avaldanud. Samuti on šokeeriv, et see juhtum leidis aset päisepäeva ajal ja just seal, kus see juhtus. Tsitaat. See ei juhtunud mingis tagahoovis. See juhtus nurgal, Sooniki lähedal, ühel meie kõige tihedama liiklusega teel päisepäeva ajal. See oli üks Penja sõpradest, kes rääkis Kens televisioonile. Nüüd Fox Newsi andmetel ütlevad politseinikud, et Penjat oli 2 korda selga ja 3. korda kõhtu pussitatud. Ei ole selge, milline tüdruk väidetavalt pussitas ja kas ainult ühel neist oli relv. Fox Newsi andmetel viibivad 3 kahtlusalust hetkel Del Rio parandusasutuses. Politsei sõnul kogutakse endiselt tõendeid. Lisakaristused on ootel ja nad, tsiteerin, püüavad välja selgitada selle juhtumi täielikke asjaolusid. Rääkisime kohaliku ametnikuga ja ta ütles meile, et kahtlusalustel ei ole praegu veel kohtuistungite kuupäevi, sest neid pole veel süüdistatud. Selle otsustab prokurör. Selle kohta pole veel ajakava teada. Veel üks Penja sõber ütles Fox Newsile selle kohta, et internetis levib väidetavalt pilt, mis kujutab Penja ja tema väidetavate ründajate vahelist tüli. Tsitaat. See tüdruk, ta oli võitleja. Ta seisis endiselt oma eest. See sõber postitas ka Facebooki, öeldes, et Caro üritas talle helistada vahetult enne seda väidetavat rünnakut. Tsitaat. Viimane pilt, mille me paar päeva tagasi tegime, ma igatsen sind nii väga. Ma olen enda peale vihane, et ma ei saanud täna tööl sinu viimasele kõnele vastata. Jumal teab, miks ta asju teeb, aga ma tean, et kui ma oleksin seal olnud, poleks midagi sellest juhtunud. Ma armastan sind, P, ja sa jääd alati selleks sööks, keda mul kunagi polnud. Ma hakkan igatsema seda, et helistasin sulle kell 5:30 hommikul ja ütlesin, P, mul on kedagi vaja, kellega rääkida. Sinu täpsed sõnad olid alati, räägi minuga, P. Ma hakkan igatsema, kuidas sa ütlesid mulle? Ära lepi vähemaga. Sa oled boss, sa oled P-sõna. Ma tean, et kui ma oleksin töölt paar minutit varem ära saanud, poleks ma lasknud sul üksi alla minna. Sa tead seda. Mu süda valutab, P. Mu lastel on valus. Sa oled läinud, aga mitte unustatud. Liitub meiega nüüd, et sellest uurimisest rohkem rääkida pensionil NYPD detektiiv David Sarney. Alati on hea sind siin Law and Crime'is näha. Ohver, 5 lapse ema, me tõesti tunneme kaasa tema perele, tema lastele. See oli umbes kell 2 pärastlõunal, kui politsei sai kõne, et ta on haiglas. Arrest, mida me näeme selles videos, mis nüüd sotsiaalmeedias levib, toimus umbes kell 4. Nii et uurimise alguse ja arreteerimise vahel on umbes 2 tundi. Mida sa ütled teile inimesena, kes on selliseid uurimisi läbi viinud? Aitäh, et mind kutsusite. Sellised juhtumid arenevad kiiresti ja on väga muutlikud, eriti sellise sündmuse puhul. Kui toimub pussitamine, siis minnakse tagasi kuriteopaika, kus see juhtus. Ilmselt selle Sooniki asukoha lähedal või mõnes teises kompleksis. Hakatakse läbi viima ülekuulamisi, vaadatakse turvakaameraid. Asi on selles, et selles piirkonnas ei saa liikuda ilma sõidukiteta. Seega on seal tõenäoliselt mingisugune videovalve või turvakaamerad, mis võivad olla tabanud numbrimärgi. Ja siis nad töötavad sealt edasi. See on väga dünaamiline, detektiivid liiguvad kiiresti, sest keegi peab minema haiglasse, et saada teada ohvri kohta. Siis lähevad detektiivid kuriteopaika, et otsida tunnistajaid, tõendeid, videot ja kõik liigub väga kiiresti. Järsku toimub pussitamine ja 2 tunni jooksul tehakse ka arreteerimine. See on nende poolt tõesti hea töö, aga see on ainult osa juhtumist. Ainuüksi arreteerimine ei tähenda veel, et juhtum on läbi. Pärast seda tuleb veel palju tööd teha.
Internetis leviv video, kus Cookie ja Kitty arreteeritakse, on kindlasti šokeeriv. On arusaadav, miks see pealkirjadesse jõuab. See on nagu New York Postis, täiesti esiplaanil, et vaadake neid naeratavaid tüdrukuid, kes seda teevad. Aga mis puudutab uurimise osa, siis kui sul on kahtlusalune ja Cookie on see, kes naljatab, et lõpetab filmimine ja ta narratab selles videos väidetavalt, kui teda ära viiakse. Kuidas see mõjutab seda juhtumit, mida sa üles ehitad ja mida prokurör lõpuks kohtus menetleb? Kui meil on sellised olukorrad, siis me nimetame neid omamoodi kahtlusaluste avalikeks väljatoomisteks. See on peaaegu juhus, kus politseinikud jõuavad kohale, tabavad isikud ja viivad nad välja. Ja mõnikord on kahtlusaluse avalik väljatoomine oluline, sest kui kaitse ütleb, et nad kahetsesid, nad ei teinud seda, nad ei olnud sellised, siis nad tundusid väga rõõmsad. Nad arvasid, et see pole suur asi. See on midagi, mis aitab sind uurijana, sest see on veel üks pusletükk, mille pead kokku panema. See tähendab, et sa teed ohvri uuringu, et teada saada, kas ohvrite ja toimepanijate vahel on mingisugune seos. Ja taas, sa pead tõendama nende süüd kohtus. Aga uurijatel oli piisav alus, et need arreteerimised ja kinnipidamised läbi viia. Ja see taandub jälle samale asjale. Kahtlusaluse avalik näitamine on oluline, sest mõnikord võib midagi välja tulla. Võib juhtuda, et nad ütlevad midagi või poetavad midagi kogemata. Emotsionaalsed hoiakud, mida nad näitasid ja see, mida nad ütlesid, kui sind arreteeritakse ja sa käitud nii, siis tavaliselt sellist asja ei näe, eriti millegi sellise pool. Politseinikud tulid sinu koju, võtsid su kaasa ja sa pidid välja kõndima ning käitusid niimoodi. See on süüdistav selles mõttes, et sa ei saa lihtsalt öelda, et nad kahetsesid või vabandasid. Ja mida tahes kaitseadvokaat ka ei püüaks väita. See on asi, mida tasub arvestada, kui asi kohtusse jõuab, kui see üldse kohtusse jõuab. Ja enne kui me juhtumi detailide juurde tagasi läheme, siis mul tekivad alati sellised hetked, võib-olla sellepärast, et ma tegelen kogu aeg selliste asjadega, kus sa vaatad kedagi nagu Cookie Diaz, ta on 19-aastane. Kui see on mõrvajuhtum ja ta mõistetakse mõrvas süüdi, siis veedab ta vähemalt ülejäänud elu vanglas. Loomulikult on Texases surmanuhtlus olemas, sellest võime ka rääkida. Aga sa lihtsalt mõtled nendele asjadele, et kui sind süüdi mõistetakse, siis sööd sa kogu ülejäänud elu vanglatoitu. Ja ometi on selles mingisugune, tead küll, ja ma olen kindel, et sa oled seda varem näinud. Ma mõtlen, et see pole tegelikult haruldane, et inimestel lihtsalt ei teki seda arusaamist. Et kõik, mis sul elus meeldib teha, on nüüd läbi. Peale selle, mis saab olema seal vangikongis, kui keegi nagu Cookie Diaz mõistetakse mõrvas süüdi. Jah, ma mõtlen, see, kui kaugel inimesed tegelikkusest on hämmastav. Ja me räägime noorematest inimestest ja näeme noorust. Kuritegevus on tõusuteel, me näeme mingil põhjusel 15, 17 ja 20 aastaseid. Ma ütlen seda pidevalt, neil noortel inimestel on moraalne kompass katki, moraal on katki, sest nad ei saa aru, nad ei mõista seda. Nad jäävad sotsiaalmeediasse kinni, nad jäävad kinni laikide ja selliste asjade külge ning meil tekib sotsiaalne irdumine, kus nad ei saa aru, mida tähendab laiki saamine. Milleks elu on, mis on õige ja mis vale ja see hägustab piire tohutult. Tead, kui ma räägin lastega tegelemisest, siis tahad neile õpetada korda, distsipliini, õiget ja valet, moraali ja kuskil sellel teel läheb see katki. Ma ei tea, kust see tuleb, aga kui sa ennast kaklusesse segad, siis nii see lihtsalt ongi. Ilmselt on see lihtsalt sellepärast, et on olemas mingi videomaterjal, kus ohvrit rünnatakse ja sulle sobib see. Ja mitte ainult see, vaid selles on kasutatud ka relva, kus ohvrit pussitatakse mitte ainult korra, mitte 2, vaid ilmselt lausa 3 korda. Me ei tea, kes on see, kes teda pussitas, kes tüdrukut pussitas, aga kõik tegutsevad koos. Nii et see saab olema osa uurimisest, kes on tegelik pussitaja. Ja kui neid on rohkem kui 1, siis selgitame selle välja vastavate asjaoludele, sest vigastused võivad olla torkehaavad, kas oli kasutusel rohkem kui 1 nuga, kas pussitamises osales rohkem kui 1 toimepanija, see kõik selgub jälgimiskaadritelt. Te saate läbiotsimismäärused nende asukohtadesse, teete läbiotsimisi nende mobiiltelefonides, arvutites, et näha, kus nad asuvad ja kas ohvri ning toimepanijate vahel on mingisugune seos. Nii et sotsiaalmeedias levis väidetavalt üks pilt, mis on nüüdseks eemaldatud. See näitas osa sellest vaidlusest, mis toimus, väidetavalt. Seal on üks Sonic restoran, mis on kuidagi seotud. Ja tead, seal on ka valvekaamerad. See on üsna tihe liiklusega piirkond. Tead, Del Rio on üsna väike linn. Ma arvan, et seal elab umbes 35 000 inimest. Aga ikkagi, seal on valvekaamerad ja muud sellised asjad, mis näevad kõike. Nii et näeme, kuidas see kõik uurimises rolli mängima hakkab. Fakt, et praegu on 3 kahtlusalust ja väidetavalt on olemas pilt, kus kõik 3 ümbritsevad ohvrit.
Kui palju loeb see, kui mõrvarelv on ainult üks ja me ei tea, kas neil on see mõrvarelv, aga kes pussitab ja kes lihtsalt on kohal? Kuidas see mõjutab seda, millised süüdistused võivad tulla? See sõltub prokurörist, mida ta otsustab ajada ja see on eelis. See aitaks detektiive ülekuulamisel, kui neil oleks sellest juhtumist videomaterjali. Ja kui pussitamises on osalenud 1, 2 või 3 toimepanijat, sest mõnikord on olemas nõrgim lüli, isik, keda peetakse kõige vähem vastutavaks. Siis nad keskenduvad sellele inimesele, et näha, kas ta räägib, mis juhtus. Sest tead, kui sa tegeled selliste olukordadega, nad on New Yorki osariigis, nad tegutsevad koos, nii et kui üks inimene on sellega seotud, on tal 3 ümberringi. Sellepärast ongi see video väärtuslik, sest nad ei saa lihtsalt öelda, et nad seisid niisama. Kui nad osalevad ja ründavad teda, siis on nad samuti selle tüdruku mõrvas osalised. Ja ma mõtlen, tead küll, ja pole selge, milline saab olema nende kaitse. Me ei tea, mis asjaolud selleni viisid, tead küll. Ega ka seda, kuidas see juhtus või mis iganes see oli. Aga Fox Newsi andmetel sai Carl Pena vigastada nii, et teda pussitati 2 korda selga ja korra kõhtu. Kuidas see mõjutab sinu poolt koostatud narratiivi, kui oled detektiiv selles juhtumis? Et just need vigastused olid need, mis tema elu võtsid. Just seal sa hakkadki vaatama seda, jälgima valvekaamera salvestisi ja kuulama nende tüdrukute ülekuulamisi, sest sa pead aru saama, mis juhtus. Ja just sellepärast jõuabki kõik tagasi valvekaamera salvestiste ja selle juurde, mida nad ise räägivad. Ja sa vaatad ka toimepanija käsi, sest kui tegemist on pussitamisega, kas on võimalik, et toimepanija või toimepanijad said ise vigastada. Need asjad kõik mängivad rolli. Detektiivid istuvad seal, sul on nad kinni peetud, nüüd hakkad edasi uurima, nüüd aeg justkui natuke aeglustub. Sest nüüd on nad sinu käes, sa teed ülekuulamised ja kui nad võtavad advokaadi, siis hakkad töötama teiste tõendite kallal. Kõik füüsilised tõendid, mida saaksid leida, samuti läbiotsimismäärused, kui neil oli, siis mis sõidukiga nad sinna ja sealt tagasi sõitsid. Kas oli rohkem kui üks sõiduk? Need inimesed saavad läbiotsimismäärused, nad võtavad need autod ära, nad teevad läbiotsimisi nendes kohtades, et näha, kas mõrvarelv leitakse üles. Sest me ei tea, mis sündmuskohad leiti, me lihtsalt teame, et seal oli sündmuspaik, kas nad viskasid noa ära. Okei, kui nad viskasid noa ära, aga meil on sellest ja muust ikka head videod. Ja kui on tunnistajaid, sest see on väike linn, siis võib-olla oli inimesi, kes neid tundsid ja ütlesid, et see on see, mis juhtus. Need on need, kes olid seotud ja neil oli asju, millega seda infot kinnitada. Nii video kui ka võimalikud sealsed tunnistajad. Ja see võib olla väga oluline, sest ma mõtlen ka sellele, et sul olid need 3 inimest seotud, nad võeti vahi alla välgu kiirusel, aga oletame, et sul on üks kahtlusalune, kes otsustab, tead küll, ükskõik kumb neist otsustab nii. Ta hakkab ütlema, et tegelikult tegid seda teised 2 ja tema lihtsalt juhtus seal olema. Me ei tea, mida valvekaamera salvestis näitab, aga kui sul on tunnistajad ja valvekaamera video, siis kuidas see olukorda muudab? See annab sulle kellegi suhtes tugeva survevahendi, kes ütleb, kuule, ma tahan rääkida, ma tahan uurimisega koostööd teha, sest tundub, et kui sa oled politsei, siis sa tegelikult ei vajaks seda inimest enam. Kui sa tahad, et kõik 3 mõistetaks mõrvas süüdi, sa tahad ikkagi kõik pusletükid kokku saada, sest üks asi, mida me teame, on see, et sa ei saa alati ühele tõendile lootma jääda. Ma olen seda varem näinud, mul on olnud DNA tõendeid, mis on ümber lükatud ja prokurör ei ole juhtumit edasi viinud just sellepärast, et meil oli ainult üks tõend. See on nagu need tulistamised, kus prokurör ei hakanud asja ajama, sest oli ainult üks tunnistaja. Nii et pole vahet, mida sa arvad, et see on. Sa pead selle juhtumi, selle uurimise üles ehitama, et kindlaks teha, kes olid seotud. Isegi see video, mis seal on, et see on osa sellest. Nii et kui sa saavad ütlused kirja, siis see lisab sellele juurde ja see ongi kogu asi. Sest siis saad selle prokurörile üle anda ja nemad saavad otsuse teha. Sest võib-olla on prokurör nendega ülekuulamisruumis. Me tegelikult ei tea, ma ei tea, kuidas nad Texases töötavad, aga mis puudutab detektiive, siis meie teeme kogu eeltöö ära enne, kui me sinna ruumi sisse astuvad. Ja kui me juba teame, kes on seotud või me teame, et see inimene oli pussitaja, me tavaliselt läheme kõige nõrgema lüli juurde, leiame välja, kes see on ja räägime kõigepealt temaga. Mis on sinu reaktsioon sellele? Ma mõtlen, et pussitamisega mõrv on lihtsalt nii, iga mõrv on jõhker mõrv. See on nagu klišee, mida inimesed kasutavad. Aga kui keegi pussitab kedagi lausa päisepäeva ajal tänaval, ilma et ta seda varjaks, mitte kuskil majas. Ma mõtlen, alati kui me näeme selliseid juhtumeid, siis mis sulle silma jääb, kui midagi tehakse nii avalikult, otse kõigi silme all? See vägivald on lihtsalt hämmastav, see on kurb, see on traagiline näha, et sellised asjad juhtuvad. Ja ma tulen selle juurde tagasi. Me näeme, et üha nooremad inimesed teevad selliseid asju. Ja ma ei tea, et kas nendega on midagi korrast ära, kas nende peas on midagi paigast ära, et nad arvavad, et see on okei teha.
Aga õiguskaitse vaatenurgast tegeleme me kuriteoga endaga, nii et kui see on vägivaldne kuritegu, siis me käsitleme seda ka nii. Selle sotsiaalse poole pealt ma ei saa aru ja mõnikord puutume kokku gruppidega. Võib-olla üks inimene ei oleks seda teinud, aga 2 või 3 koos teevad selle ära. Oleme seda näinud röövimiste ja tulistamiste puhul, kus üks inimene ei teeks seda, aga kui nad on grupis, siis teevad. See oligi see, mis neid ajendas ja sellepärast see juhtuski. Selles mõttes on oluline, et sul oleks enne ruumi sisenemist ja nende inimestega rääkimist olemas tõendid. Kuna sa ei tea, mis sind ees ootab, pead sa veenduma, et kõik oleks enne ruumi sisenemist korras. Sest sa tahad kuulda, mida neil on öelda, nende versiooni loost, kuna video ei pruugi alati heli salvestada. Nii on sul olemas see, mida nad ütlesid. Sest nagu ma ütlesin, ma olen natuke hull. Ma pean teadma, mis neil peas oli, kui nad tegid seda, mida nad tegid. Sest nagu selle koha pealt tead, vandekohtunikud tahavad teada, miks nad seda väidetavalt tegid. Tead, kui asi üldse nii kaugele jõuab. Aga samal ajal, kui on olemas videomaterjal, mis näitab, kuidas kedagi noaga 2 korda selga ja korra kõhtu pussitatakse. Kas sul on tegelikult seda motiivi vaja? Ma olen kindel, et nad leiavad motiivi. Tundub lihtsalt, et see on üks neist juhtumitest, kus midagi pidi siin juhtuma, et asi nii kiiresti arenes. Aga kas see on midagi, mida sa tegelikult vajad, kui sa juhtumit kokku paned? Ei, mitte alati. Sul ei ole alati motiivi vaja, sest kuritegu ise on see tegu. Tead küll, kui on mingi emotsionaalne häire, siis sellepärast peavadki detektiivid arvestama võimalike kaitsevariantidega, mida toimepanija võiks kasutada. Seega tahame selle uurimise käigus seda kinnitada. Sellepärast ongi videovalve oluline. Nüüd me teame seda, teda pussitati 2 korda selga, 1 kord kõhtu. Tegelikult pussitati teda kõigepealt kõhtu ja siis 2 korda selga. See võib videos välja tulla, see võib ilmneda ka ülekuulamistel, seega me ei saa ainult sellele lootma jääda. Ja ma tulen alati selle juurde tagasi, et isegi kui sa arvad, et sul on kõik olemas, on alati olemas vandekohus, kes võib uskuda või mitte uskuda seda, mida sa ütled. Sest me peame kõike toetama asjaolude kogumiga. See ei jõua alati motiivini. No mõtlen, mõnikord see selgub, mõnikord mitte, aga juhtumit üles ehitades võib see välja tulla. Miks? Ja siis, kui asi jõuab sinnani, ma tean, kus sa töötasid. New Yorgis ei ole surmanuhtlust, aga Texases on see kindlasti olemas. Ja kui sa vaatad seda juhtumit, ma mõtlen, pussitamine keset päeva, lauspäeval, 5 lapse ema. Ma mõtlen, see on tõesti jõhker kuritegu. Nad on noored. Ma mõtlen, ma ei tea, kui palju see tegelikult mõjutab otsust, kas surmanuhtlust taotada või mitte. Aga kui sa vaatad sellist juhtumit ja seda, mida praegu väidetakse, siis on veel palju, mida me ei tea. Kas see on midagi, mis tavaliselt kvalifitseerub sellistes osariikides nagu Texas, kus see on üks võimalus? Selleks prokuröri otsustada ja siis, kui nad tahavad sellest teha surmanuhtluse juhtumi ja see põhineks tõenditel, mida neil on vaja esitada. Kas see oli kestnud vaidlus, mis lõppes niimoodi või oli see juhuslik hetk nende elus, kus kõik 3 lihtsalt kohtusid ja tegid seda? Sellepärast peavadki detektiivid seda tegema. Sest nii saame kindlaks teha, kas see oli nii või mitte ja meie seda ei tee. Uurijana mina seda ei tee. See on prokuröri otsustada, kas ta tahab sellele juhtumile surmanuhtlust taotleda. Aga me oleme näinud, et Texases on karistused väga karmid. See ei ole nagu New Yorgis, kus sa ei pruugi saada sellist karistust, nagu arvad, et peaksid saama. See on tõsine kuritegu. Ja mitte ainult tõsine kuritegu, vaid ka suhtumine, mida näidati süüaluse eskortimisel, on hämmastav. On lihtsalt uskumatu mõelda, et sind viiakse politsei poolt käeraudades oma kodust välja ja sa käitud niimoodi. See ütleb tõesti palju. See ei oma mingit mõtet. Ja tead, ainus kontekst sellel on see, et Carl Peña ei surnud enne kui mitu tundi pärast selle video salvestamist. Aga ikkagi ma mõtlen, kui sind väidetavalt, tead küll, süüdistatakse kellegi pussitamises, viiakse sind minema käeraudades. Ja isegi sel hetkel, ja ma ei ole kindel, tead küll, selle taustakontrolli põhjal, mille ma tegin, ma ei näinud neil mingit varasemat kriminaalset tausta. Kes teab, võib-olla on neil alaealiste registris midagi, mis on endiselt pitseeritud või midagi sellist. Aga ikkagi, isegi selles hetkes olla ja mitte mõista selle hetke kaalu või lihtsalt naerda selle kaalu üle ning mitte mõelda, millist mõju see võiks su elule avaldada, see ei tundu kunagi loogiline, kui me neid olukordi näeme. Ja kahjuks oleme me näinud. Inimesi, keda on süüdistatud kohutavates kuritegudes, varendi selliselt käitumas, kui neid politsei saatel ära viiakse. See ei hakka kunagi loogiline tunduma. Ei olegi. See ei ole kunagi loogiline. Aga tead, mis see on? Ma olen uurija, ma ei ole mingi suvaline psühholoog. Ja see ongi asi. Ma saan teha seda, mida ma teen sellepärast. Kui on vaja teha psühholoogilist hindamist, las nad teevad seda sealpool. Aga tead, see kaitse lükatakse ümber sellega, mida uurijad selle juhtumi puhul välja toovad.
ja sellepärast ongi see oluline, sest prokurör on küll osa juhtumist, aga detektiivid on need, kes peavad tõendid koguma, sest lõpuks taandub kõik sellele. Faktid loevad. Asi ei ole selles, mida ma tunnen või arvan. Oluline on see, mida ma suudan tõestada nende tõenditega, mis ma sündmuskohalt, videolt või mujalt kogun. Kõik selline. Jah, ja me näeme, mis edasi saab. Lõpuks kuuleme ka nende versiooni loost, kui ja millal see avalikuks tuleb. Endine NYPD detektiiv David Sarney. Alati on hea sind Law and Crime saates näha. Aitäh, et siin olid. Aitäh sulle, Stacey, et jäid meiega. Sellega lõpetame On the Case'i, mida esitab Law and Crime. Telli meie saadet YouTube'is ja Spotify's. Nüüd oleme ka Peacockis voogedastusel. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmine kord.